Külm on, aga saame hakkama. Tere, mina olen Mikk King of Spacest. Käes on 31. detsember, kui ma seda videot teen, kell on 9:47 hommikul ja ma sõidan praegu Pirita jahisadamasse selleks, et teha seal üks talisuplus. Sellega ma tähistan täpselt 1 aasta möödumist sellest ajast, kui ma hakkasin ennast aktiivselt ja teadlikult külmaveega karastama. Selles videos ma nüüd tahangi sulle rääkida sellest, miks ka sina võiksid hakata ennast külmaveega karastama ja kuidas 4 nädalaga jõuda sellisesse faasi, kus sa saad igal suvalisel ajahetkel soovi korral hüpata jääauku, ilma et sa peaksid näiteks sinna saunas käima. Ja video lõpus paneme ka teooria praktikasse. Aga kõigepealt siis, miks ennast külmaveega karastada? No, rahvasuu räägib seda, et kui sa ennast karastad, siis su immuunsüsteem tugevneb. Ja kui vaadata teaduslikke uuringuid, siis seal on oma tõepõhi all. Kuigi kahjuks need tulemused ei ole nüüd olnud sellised, mis saaksid või annaksid põhjus 100% väita, et jah, et kui sa karastad ennast külmaveega, siis su immuunsüsteem kohe hüppeliselt tõuseb. Aga ta natukene siiski tundub, et aitab kaasa sellele ja miks mitte siis hoida endas natuke rohkem seda tervisereservi, sest me teame kõik seda ütlust kaamelist ja viimasest õlekõrjast, mis siis selle kaameli selgroo murrab. Mida külmaveega karastamine siis veel teeb? Külmaveega karastamine näiteks aktiveerib su sümpaatilist närvisüsteemi ja sellepärast oleks seda karastamist hea teha kohe hommikul, sellepärast et äratab sind üles, ta paneb sind hetkeks stressiseisundisse, võitle või põgene seisundisse ja see lihtsalt loob sellise vaimse selguse. Sa tuled selle stressisituatsioonist ehk et siis külmavee alt suht kiiresti välja, nii et see on okei, aga sa tuled sealt välja juba üles ärganuna. Ühtlasi uuringud näitavad seda, et külmaveega karastamine aitab siis kehal vallandada dopamiini. Dopamiin on siis, kutsume seda siis rahulolu hormooniks või õnnehormooniks ja ma saan ise enda kogemustest väita seda, et kui sa tuled külma duši alt, siis tõepoolest selline mõnus suur sellise saavutuse tunne on sees ja annab hea boosti, sest päevaga edasi minna. Ühtlasi parandab külmaveega karastamine viljakust ja seda läbi sellise protsessi, et öösel meie suguelundite temperatuur tõuseb ja temperatuur, siis kõrgenenud temperatuur mõjub suhteliselt halvasti meie seemnevedeliku kvaliteedile. Nii olekski hea, et kui sa jahutaksid enda hommikuse duši ajal, siis suguelundid uuesti maha. See lihtsalt aitab viljakusele kaasa. Aga minu meelest kõige rohkem üle vaadatud, aga samas kõige olulisem põhjus, miks ennast külmaveega karastada, on see, et see toetab sinu mitokondrite tööd. Mitokondrid on siis sellised iidsed bakterid, mis on hakanud sinu rakkudega sümbioosis elama. Lõpuks nad on siis rakkude sisse kolinud ja neid kutsutakse ka rakkude energiajaamaks, ehk et need samad iidsed bakterid toodavad energiat. Ja kui need iidsed bakterid on sinu kehas vähem, nad ei tööta nii, nagu nad peaksid töötama, ehk et nende siis võimekus on halvenenud, siis sul ei ole piisavalt palju energiat. Kui mitokondrite töö on eriti kehv, siis seal võib kaasa tulla igasugu koledad haigus, näiteks skleroosis multiplex ja nii edasi, mida sa kindlasti ei taha. Ma olen tegelikult mitokondrite kohta teinud ka täiesti oma video, vaata seda kindlasti järgi, ma lingin selle kuskile siia ära. Aga sul on ülioluline see, et need mitokondrid oleksid tip-top vormis, need iidsed bakterid sinu kehas. Ja külmaveega karastamine aitab nende tööle ja biogeneesile kaasa. Kui nii võtta, siis külmaveega karastamine King of Spades lisand siis toetavad üksteist väga hästi, sest et täpselt nii nagu karastamine, siis King of Spades samamoodi ta tõstab üldist toonust, ta aitab kaasa immuunsüsteemi tugevdamisele, ta parandab viljakust ja selle video kontekstis, mis siis kõige olulisem on, ta toetab mitokondrite tööd, nii et kui see King of Spadesi veel ei ole võtnud enda igapäevasesse menüüsse, siis nüüd uue aasta hakul on seda väga mõistlik teha. Nüüd aga video teine osa. Ma lubasin sulle tutvustada ühte hästi lihtsat skeemi, mida järgides sa saad ainult 4 nädalaga ennast viia sellisesse konditsiooni, kus sa saad igal suvalisel ajahetkel vajadusel soovil hüpata täiesti jääkülma vette. Mina kasutasin ise seda ja see töötab ka kõige suurema külmavarrase peal, kes mina olin. See on Hollandi kuulsa jäämehe Wim Hofi selline skeem ja see töötab järgmiselt. Esimene nädal peale seda, kui sa oled hommikul sooja duši ära võtnud, keerad kraani külma peale ja 15 sekundit võtad jääkülma duši.
ja niimoodi vähemalt 5 päeval nädalas. Järgmisel nädalal sa suurendad seda aega 30 sekundini, siis 45 sekundini ja viimane nädal on minut aega külma duši all. Ja see minut aega on täiesti piisav selleks, et suuta minut aega või isegi rohkem viibida ka täiesti jääkülmas vees, sest et duši on tegelikult raskem taluda kui enam-vähem staatilist vett sinu ümber. Ainult 4 nädalat, sai kahetse, proovi seda ära. Nii, sain sõidetud suure hurraaga Pirita jahisadamasse, seal selgus, et ujumispunkt praegu on kinni, aga allaandjad me ei ole, nii et minu selja taga siin on Pirita rand, riided seljast, vette. Mõnus viis vana aastat ära saata ja uut tervitada. Tee ise ka seda 4 nädalat ja oled siin minu asemel. Soovitan soojalt. Kohtume järgmisel korral.